ehk siis kuidas panna kas või pead või peale patja ja kuidas seda teha niimoodi, et endale sellega viga ei teeks. Tavaliselt ongi voodikõrgus kodus ligilähedane sellele. Ehk kui teil ei ole tõstetavat voodit, mis tähendab seda, et te peate töötama üle patsiendi ise ette kummardades, mis tähendab, et kõige suurem koormus tulebki teie selga. Kui te ei liiguta veel patsienti, ta kaasa ei aita ja te proovite seda tõsta puhtalt enda seljaga, siis nüüd ma näitan, mida te kindlasti teha ei tohiks. Te olete patsiendi kohal täpselt nii, nagu kõige halvem variant on, et te olete ise kummardatud, võtate raskuse ja hakkate siit seljaga tõstma. Ise lähete voodisse, patsiendil võtate käed risti rinnal, et need ette ei jää. Patsiendi poolse käega saate siis õlga nihutada, et saate endal käe abaluude alla ja kui pead hoiab, siis nüüd maas olevat jalga sirutate ja voodis oleva jalaga samamoodi tõukate, selg on sirge ja saate patsiendi üles ja vajadusel siis padi kas kohendada või kui on edasi vaja liigutada ja siirdamisi teha, siis abaluude alla. Ja see on siis põhivõte, et ei proovi teha seda patsiendi kohal olles, et selg ei oleks kumer, sest nii on alaseljas kõige suurem koormus ja kõige hullem veel, kui te olete üle patsiendi, siis see on kõige kaugem koht, kust kinni haarata ja sel juhul see on teile kõige raskem.